päriselt ka piduriks. Siia saab nööriga panna, vaata, siin on auk. Nii. Paned siit nööri läbi. Ma leian ühe nöörijupi. Väärtus mulle näitamiseks. Ei ole nöörijuppe, aga vaata, leiad, eks ole. Ja siis ta lohiseb niimoodi järele, eks ole. Ja siis ta vahepeal niimoodi pöörab. See võib siit lahti kruttida. Näed, siis tuleb see välja. Ja siis ta niimoodi lohiseb, eks ole. Sabas. Ja siis ta pidurdab. Aha. Ja see töötame just nendel laskumistel siis on ju nagu... Ei, tõusul ka. Vaata, tähendab, tõusul ja laskumisel mõlemil on oluline. Et laskumisel on see, et ta sulle selga ei sõida. Nii. Ja tõusul on see, et kui sa jääd seisma, eks ole, vaata, sa paned 2 pidurit, ühe paned ettepoole, teist tahapoole. Ja, seal olid 2 aastat. Ja tõusul on see, et sa jääd seisma ja siis kelk hakkab sind tagasi vedama. Ja siis panne läheb pidur taha, eks ole. No näiteks see sama. Ja siis ta läheb kelgu alla ja siis jääb pidama. Kas ma pean ka mingit järjestust jätma? Nüüd on sinu oma asi, kuidas sa paned. Aga kust mina pean mäletama, et... Mina küsin, et nüüd sa võtad välja 3. õhtu näiteks. Aha. Ja siis sa otsid selle oma kotist välja. Kuidas sa selle otsid? Okei. Nii, teine hommik Meelis. Palun. Karda liia. Ei, muidu mul on kuidagi liiga lõbus või ja. Nii lahe tunne on, täitsa teistmoodi ju. Käsed suusad alla. Aga see ei ole veel selline kõige jubedam. Is some fishes or some... Teises onnis, jah, seal on mõni vahi. Kujutad ette, kui juhtub midagi, läheb valesti ja sa jääd ilma söögita? Ei jää.
Sa pead siis uuesti kokkama hakkama. Tal on mingisuguseidki varusid terve kilekoti täis seal, millega ennast rõõmustada. Minust pilti. Jaa, minu pärast palun. Mine rahulikult. Ära suuski küll pane. Seal võib pissile ka minna. Vaata, nüüd on väga ilus poos, Meelis. Nii, aga on juba ilus. Ei ole veel, mine edasi. Kusjuures teil on praegult selja taga väga ilus. Ma oleks pidanud teisele poole minema. No aga mine sinnapoole kõigepealt ja siis tule tagasi. Vaata, näed, nüüd on jube head poosid jälle niimoodi. Nii, on näha? Ei ole. Mida võsa on? Sa pead kaugemale minema. Ei, ma ei lähe kaugema. Mine. Päikse poole pööra, äkki sul seisid suusad päikse poole. Ma arvan küll, et siis oli see... Jaa. Kuna sul tallad päikse poole olid, siis nad läksid soojaks ja... Вкусно ли тебе? Väga hea. Siis on hea. Marti sööd. Ja filmis seda ratti, mis sealt Marti sööd vastu vaatavad. Noh, oli ilus. Ma ei kukkunud. Selg on nii raske, et ta ei libise lihtsalt selga. Kusjuures jah. Nii on. Ma jäin seisma ikka. Oi, päike paistab. Einar, kuidas on? Kuidas? Normaalne suusamad käile. Just. No tuul on nagu sellest suunast. Tegelikult oleks maru hea, kui saaks nagu siia kalda nurka. Seal ei ole puid, jah? Ei näe üldse, mis see on. Pigem ei ole, pigem on siin täiesti nagu tühjus all. Siit ei näe sittagi, täiesti sittagi ei näe. No ilmselt on ta värgid on nuka taga kohe, siis läheb natukene järsku alla. Kuskile sinna. Olgu siin, ma olen piiluna. No piilu, vaata, kas näed üle nuka. Hakkab siuke väike valge pimedus.
võib hullemaks minna, jah? Jaa. 11 kilomeetrit on nüüd läbitud täna Hakka-Astungast, Hakka-Stugarnost. Ei teagi, mis teha praegu. Natuke on vaja mõtiskleda. Seljakotti ei taha ka ära võtta. Kiiresti tuleb mõtiskleda. Ei tule midagi mõtiskleda. Meil lihtsalt vaatama praegu. Kas ta kukub üle serva alla või seal ei olegi mingit serva. Vaatame meelist. Aga kui järsult on, sellest ei saa mitte sittagi aru. Et selle järgi sai ainult aru, et vaatad tagasi, et ahah, mis see Kalle on, eks ju. Aga allapoole minna oli täitsa niisugune, et tore on, eks. Lähme siia sellesse. Lähme sinna kõige tihedamasse tukka, vaatame, kuidas ta on siin. 200 meetrit sinna lähme. Midagi paremat kui palju. Noh, avanebki, on ju vaade, täitsa hakkab nagu... Aga midagi paremat seal ei oota meid. Ja seal oleks ikka veel tükk maad lihtsalt sellist. Tükk maad minna ja ei ole parem. Kas see on juba järv või? Jaa. Järv on siisamas all. Et ma hakkasin juba järve peale laskuma, aga mõtlen, et... Noh, siit oleks ju vist suhteliselt lauda minek ju. No, praegu oleks jah, aga enne oli valge auk. No just nimelt. Olete leidnud peale köögiaugul mõne teise hädavajaliku koha ka või? Ei. Meil ei ole veel akuutset vajadust tekkinud. Läbi köögi värske veereservaari raisk marssis. Tõbras. Head teeisu. Niisugune väikene nagu hakkab juba vaikselt talvematka moodi minema 2 päeva. Oleme rajooni sisse läinud, et homme jõuame kohale ka, võib-olla kui hästi läheb. Hakkab talvematk pihta. Tõtt räägid. Me ei aja ju kilomeetreid taga. Oi, me ajame kilomeetrit taga, põhjaputru taga, polaarrebasid taga. Kõiki, kellest jõud üle käib. Kus su mõld on? Minu oma on täidetud peaaegu. Oota. Mis ei tähenda? Nii. Tee suu lahti siis. Oota, võta, sa hoia siis kaamera. Küsimus ei olnud selles, kas sinna mahub, et küsimus oli, kus see on. Mahub veel. Nii, kohtus kõik on hästi. Söök on väga hea. Pole üldse tähtis, mis seal on. Peaasi, et ta on soe ja ta on söödav. No Einar, sa hakkad juba välja tulema, ma filmiks natuke. Tahad tee siin? Näed, siin ma panen saapaid jalga. Üks saabas on juba peaaegu jalas, aga teist veel ei ole. Aga muidu kõik ülejäänud asjad on juba seljas, jah? Mõned on. Alanud on 3. päev, 3. hommik on juba vasti jõuab õhtusse. Nähtavus on sama halb kui eile õhtu. Kusjuures, kuidas võtta? Kas see on halvem või parem, sest meil on nagu see õuetulek juba nagu tunde tagasi läbi käidud, on ju? Et me teame, mis tunne on. Jätkame matkapiirkonda sisse minekut. Täitsa lõpmaks päriselt ka, no nüüd isegi mina ei näe mitte midagi enam. Aga me läheme otselt selle kase peale seal, vaata. Ei lähe, sellest läheme paremale. Okei, no natukene paremale, aga põhimõtteliselt suund on kase peale. Jah. Einaril on kulmud nii valged. Ja Helel on selline ka blondiiniks muutunud.
inimesed algel maal. Niimoodi näeb välja algav blondiit. See on raskekujuline haigus. Äi! Otsa esine. Prillid ees siis. Suva väga reis. Mul on kott maas, siis mina saan võtti. Võta vähemalt kott kätte, kui selga ei taha panna. Kui on 4 inimest matkal, siis on mugav jagada, on ju? 7 on jõle lahe kõike veel vaata. See on müstiline, kuidas asjad siis jaguvad. No jaguvad ka, jah. Jaguvad, aga väga põnev on alati. Sa peaksid nägema, kuidas niimoodi on vorsti jupp ja siis jaglaja niimoodi paneb mua siia, siis paneb siia ja siis paneb tagasi. Katsetatakse niimoodi, siis vaadatakse kõrvalt, et nüüd sai ja siis lõigatakse. See on ikka tõesti see 7 korda mõõda, 1 kord lõika. Lõuna teine täit, jah. Mida meie võrgu maitse meeles praegu ajavad, kus vääriline. Ja kui me oleks 7, siis see juhtutükk, sama juhtutükk jaguneks 7 vahel. Praegu on järelikult palju kasulikum on käia 4 ja saab juustu rohkem. Absoluutselt nii ongi. Nii olekski olnud, jah. Ettevalmistus, laagriplatsi ettevalmistus. Ja ise laula. Mis ma laulan? Just uskasid. Sulle meeldib. Ja praegu pea on täiesti tühi. Он идет по дороге, он сегодня устал, он весь вечер сегодня в микрофон кричал, он зовет толпу, он кричал гоу-гоу, ну а мы вместе с вами... Kuule, aga nüüd saab juba siit alla lasta. Ручки, ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Kõik sööme ära. Kõik sööme ära, olgu. Ja nüüd meil on niisugune, hakkab vaikselt olema matkarajooni sisse jõudnud, Padjelanta, eks ole. Sealpool mitte väga kaugel on veel Sarek. Sealpool on Stora Sjöfalleti rahvuspark. Esimene päev olime tegelikult Stora Sjöfalletis. Nüüd oleme Padjelantas, oleme siin homse päeva. Vaatame, mis homne päev toob. Ülehomne ka olen Padjelantas. Ja siis hakkame Sareki poole minema kuidagi, vaatame. Et siin sajab värsket lund, et väga äkiliste nõlvade peale ei tasu meil ronima hakata, et seal on niisugune kuradi pehmet lund, mis pähe võib pudiseda, et ei taha teist kord olla viiniga sõita. Ja vaatame, mis see termomeeter näitab. Praegu ta näitab -0,4. Ma ei tea, on näha? Ei ole. Neljanda päeva hommik. Makaronitörlent. Halba maitset pole üldse tunda. Mul pea valutab täna. Aga muidu ilm on hea, ilus praegu. Vaated hakkasid välja tulema.
ärge õiendage raisad nii palju. Mis ilma te olete teinud? Nii, ukste pärm. Ele ei tule või? Ei tule. Tõtlased, kuna te ähvardate, et mingit jamma räägite kokanaadist, siis ta ei tule. Miks teil siin vahe on? Kuhu ma nüüd siis istun? Vali siia või siia? No aga siin peab ju ka külaliste jaoks on. Mis on laud, kus on kaetud. Küll on rõve ilm. Nii. Teil on ju juua. Kas see on tühi ju või te olete tühjaks joonud? See on see teine. Te olete tühjaks joonud seal. Istu siia. Nii, ja nüüd kostab nakst. Nii, aga pidusöök. Suitsuvorst. Karamell ja meresool. Kes valis? Jaa. Nii. Crash Original. Mingi originaalne Crash. Juust. Nii. Vorts. Ja et läbu teie teigis oleks täielik. 2 karpi sprotti tülis. Oi, tuleb pidulik läbu. Vaata, see on punane meelise madats, et selle saab väga hästi märjaks teha. No oleks öelnud, ma oleks veel pool tundi väljas seisnud. Oleks on paremini. No niigi juba tuleb hästi. Meie 5. hommik. Temperatuur on ikka endiselt plussis või võib-olla väike miinus. Ja sajab praegult lõund õrnalt. Aga vähemalt ei ole tuult, saab hommikusöögi rahulikult ära teha ja siis otsustada, mida me edasi teeme. Ja. Kõik asjad on märjad. Siis ma saan ohtralt ise enda peal neid kuivatada, on ju? Siis ma enam telki ei tule, ma ainult kõnnin ringi ja tekitan soojust, et saaks asjad nagu ära kuivatada. Panen ühed asjad põue ja siis kõnnin ja siis kuivatan teised asjad ka. Aga ma ei tea, miks mul isegi kuidagi hirmu ei ole, sest 2 paari neid mütse on mul, 2 puffi on kuivad, terve hunnik sokke on kuivi olemas, kindaid on seal ka. Nii et ma arvan, et ma vist jään ikka ellu, on ju? Ma olen kohustatud ellu jääma. See oligi see, mille peale sa 2 päeva küsisid, et mis juhtub siis, kui meil kõik asjad kaltsmärjaks saavad. Nüüd sa siis saadki teada, mis juhtub siis, kui kõik asjad on kaltsmärjad. No kõik ei ole tegelikult, mõned natukene on, aga mitte väga kõik. Ja. On vahet, kas alustad paremast või vasakust, et ei ole päriselt ka, et ei riku ei ilma ära ega mitte midagi. Mulge, paneme asjad juba kumpud. Selga lähme. Suusamatka ja asendre. Maiku ära. No. No, sul pole elu sees nii hästi määritud suusid. Absoluutselt. Noh, pidad minema Meelis kõige ees. Ma ei saa, mul on siin kurat Ära õienda. Takistuste rada, on ju? praegu nagu ei pööra üldse välja, siin on 2 kelku ja 3. Võtad niimoodi põlve madalalt nagu mina, eks ole. Minu põlv, kurat, kui ma teen kuulutusest, siis te viite mind kuradi 3 päeva selles suunas kelgu pealt.
isegi kui on näha, et see on võimalik, mina seda korrata ei taha. No kui sulle tundub, et ei taha, siis mul on sama lugu, et nagu parem kui ei jäästaks. Just. Kuule, aga siis hakkame minema või? Ja, давай. Это сейчас будет тяжело. Блин. Ой-ой, как страшно. Hakka minema. Ja kohe. Alla ei liigu. Oh, ma ei tea. Enda kohta ma nii... Pane risti. Ja. Paralleelselt teisega. Õpetame Liiat suusatama. Ta pole elu sees sihukest asja teinud. Väga ilus. Ja veel üks hüpe ja veel 5 hüpet. Ei ole palju jäänud, kohe on lõpp. See on alles lõpu algus. Tarka kaamerasse öelda, aga tuul puhub. Matsuta lihtsalt. Mida teha? Matsuta lihtsalt. Pärast panen teksti peale, on ju. Aga mis majakesed seal on? Saamijonnid. Aga sinna sisse ma ei saa, jah? No saamlased elavad seal. Aa. On ju tore? On. Järjest toredamaks läheb. Varsti hakkab müristama ja äikest tulema. Siis tuleb lumi ära. Edasi matkame ilma lumeta. Aga see just. See teeb meid kurvaks, aga see meid ei takista. On ju? No. Mina kui kaamera välja võtan, ütlen ühe sõna, et näete, ilm hakkab paremaks minema, siis see kurat hakkab jälle rõvedamaks muutuma. Ma ei tohi midagi öelda. Ei lähe rohkem. Filmi kui tahad. Sa tahad seda kommenteerida, ei? Subtiitrid lisa ise. Kommenteerida ei ole seal midagi. Kommaklubi on parimas esituses. Vedeleb 1,5 kilomeetrit enne onni metsa all ja ei lähe edasi. Ütleme, kõikide nende päevade meil praegult kõige pikem distants olnud. Ja suht rõveda ilmaga ka jällegi, et see vihma saime ju. Ilm on nagu... Kõik on hästi? Kõik on hästi.
hästi . No selge . On . nagu juuresemad pildid näha, kõik on hästi. Vaadake, ma ei saa nagu midagi öelda, ma näiteks viskan mingi mõtte välja ja kõik, aga mina ju ei tea, mina olen siin esimest korda, kõik on nii nagu teie kõik siin esimest korda . et kui teie ütlete, et ilmaga on kõik hästi, no siis ma pean sellega leppima. Ja leppi sellega, protestida ei ole mõtet . jah, et kõik on hästi, kõik on väga hea. Küll, aga läheb minema, muidu hakkab külm ja paha. On külm ja paha kogu aeg . Märg ju . Ma pean ju ka suusad veel jalga panema. Это жопа. Sealt me peame läbi minema üles. Tore on ju suusamatkamine . Seisad keset tuba , üks käsi taskus , Nivika soe pesu on ka juba olemas ja jood teed . Ei, lihtsalt ütleme, sa aurad praegu. Ja Siis järelikult ikkagi midagi nagu täiesti kuivab, jah. või siis vastupidi, see niiskus eritub siia tuppa. Ei, see on eilsest selle lohe söömisest. Mis need olid, need sauruse söömisest? See võtab nagu ikkagi tulenõndi välja. Aga sa ka näed, kuidas ta suitseb. Ja. Lihtsalt on arvan, et ma ei tea, kas see on kuradi 2,5 tundi sinna, 2,5 tundi tagasi, eks. On ju hea? Ei ole eriti. Otsas. No need on läbu. ja niimoodi siis tund aega või? Ei, 10 minuti pärast paneme kinni. See on palav või? Ei, no siin on niiskus on suurem. Niiskus on vähem. Praegu toast siia pool . Ahah, okei. Ma võtan pea alla siis või? Siin on aga vähemalt soe. Oota, vaata, see fliis on ju selline asi, mis niimoodi kardab leiki. Ei karda. Ei karda? Tulegi endale. Okei. See on see, kus meil oli see esimene Heiner, räägi nüüd sellest, mida sa sööd. Just. Just. Suusamatuks on ju puhkus, nagu te näete alati. Täna on mis asi, 7. päeva hommik, hakkame liikuma siit Ladajahka honnist ja vaatame, kuhu me saame. Võib-olla liigume täna Sareki poole lõpuks Padjelantast ära. Kert vist mitte kunagi enam siia tulla. Aga ei tea. Ladajahka.
pannakse põskede peale, et päike ära ei põleta. Olen kohe ilusam, on ju? Oh jaa. Sama ilus nagu põhjapõde. Aga olgu ma lähen. Aga teiega oli tuge, kui ma rohkem ei näe. Päriselt ka. Aga kuhu ma pean sinna väikse? Otse. Sinna. seal, kus on päike. Hakkame evakueeruma tagasi, jah? Jäi neile see sõnagi, evakueerumine. Mis ehitis siis valmimas on? No ma nagu ennast ka filmin, et ma olen ikka siin olemas. Aga teate, siin on nii ilus vaade teid praegult filmida. Minust ei ole ühtegi pilti. Täitsa nõus. Tal ma panen mõlemad jalad niimoodi.
Tegelikult peabki suumima, et muidu on siuksed mingid lamedad künk-. Niimoodi õlitatakse pükse. Muutuvad püksid veepidavaks. Ei pea ainult pükstega piirduma. Ei no, seda õli nüüd nii palju ei ole, et saaks igale poole mujale panna, aga püksipõlved on niisugused asjad, mis märjaks lähevad. Need korralikult sportiõliga kokku määrida, siis... Aga kas mulle ka jääb seal kas või üks? Sul on ju kahved. Ja. Ai. Päikesellised sprotid löövad lupsu. Andke mulle tükike leiba. Kas sa tahad seda õli? Ei taha. Võta. Pükste õlitamine on sul pooleli ju. Ma juba sain ära õlitatud vajalikud kohad. Kõik vajuta seda nuppu üleval. Vaata, see on siin diivan. Siia peab istuma. See on väga nigel diivan. Siin on teile mööbli formeerimise instrument, hööveldage. Ei, laua peale istutage üle. Siin ei saa istuda. Oh. Praeguseks on kõnnitud 6.87, aga eilne päev oli kokku 7.83 vist. Ja eile me seda 7.83 kõndisime 5 tundi vist oli ja praegult on 1 kilomeeter vähem kõnnitud, aga 2 tunni ja 21 minutiga. Et täna oleme nagu 2 korda kiiremad. Ja kõrgus on, näed, kui ilus 8.88 praegult on ju. Ma ei tea, on näha kameras, ei?
no nii on see sõna, mida peab ütlema, et oleme jõudnud. No nii on see sõna, mida peab ütlema, et oleme siis jõudnud Sareki põhiorgu, kust enamus suusamaatkaid ilmselt läbi käib. Ja vaated on ümberringi imelised, et kõikjal on sükene mäevaated, et siin me oleme praegu miski 800-900 meetri vahel. Siin kõrval meil on Kisurise mägi, eks ole, see on siin 800 meetrit meist kõrgemal. Seal Kisurise taga, seal, kus te näete kõik see valge, see, vot just seal. Jah, sealt torust me tulime, eks ole. Täna võtsime mitusada alla 100 meetri kõrgust. Siin on kilomeetri kõrgusel meie kohal Nijaki tipp. Ja seal paistab päike praegu. Vahepeal paistab päike meile ka ja seal on igasugused teised mäed. Seal taga on Sareki nimelised mäed ja Sareki rahvuspark ja naudime suurepäraseid vaateid siin praegu. Ümberringi on puhast, valge, puutumatu loodus. Natuke kollasega. Ой, блин. Järv peaks tulema, aga see on kõrval hoopis. Järv on kõrvalorus. See on see Kosega org. Liiga vara tuli sealt ülevalt alla ära veeras. Jah. Eks natuke nõtsi edasi minema. Mis me teeme? Lähme üles või laskume Kosest? Ma ei tea. Lähme üles ja laskume uuesti alla või? Mis asja? Et lähme siit üles ja uuesti alla siit niimoodi samamoodi või? Teisest orust peame alla minema. See lõpeb Kosega. Ja pärast saavad 2 tükki kokku. Jah. Seljadik on vahel. Siin on lihtsalt see, et siin peab tõenäoliselt siis seal Kose peal käit panema. Kassi ei tea. Sa võtsid jääpuuri ka kaasa? Jääpuurid on, jah. Mitu või? 2. Ma ei tea, kas me täna jõuame sealt alla ütlema. Ma ei tea. Variant on üles tagasi minna. Me võime sinna minna ja siis saada. Ütleme Kose juurde ära, paneme laagri ja siis hakkame mõtlema, mis edasi teeme. Et variant tuleme homme siit tagasi või hakkame homme laskuma. Vahepealt ka küll. Võib-olla saab vahepealt ka küll. No. Aga muidugi vahepeal läheb kõrgeks. Me lähme ju alla. No.
me tuleme siit kaudu tagasi. Üle selle mäe me kindlasti ronima ei hakka, see on 2 päeva tööd. Äkki me ei pea homme, ma ei tea, mingisuguseid ekstreemsusi tegema, et äkki on seal mingi väljapääs. Võimalik, jaa. Kui siin on nagu suusajäljed, võib-olla variant, et nad tulid samamoodi, aga ma ei tea, mis ajast need siin on. No seda küll, jah. Nad praegu läksid vaatama, et äkki see on mingi parem. Kas nurga taga on mingit paremat laagri kohta? Eks ole, kuidas ma siit Läänemere Botnia lahe poole hakkan voolama. Aga ma ei ole kindel, et seda saab midagi kuulda olevat. Tuul on praegu. Ma ei räägigi midagi siin. Lihtsalt tuleb kuidagi vesi kätte saada. Ma veel ei tea, kuidas. Aga muidu sa põhja tunned, jah? Äkki siin on kullaliiv isegi. No jah. Kulda tulla pesa. Seal suur kamakas paistab. Aga see, ütleme, lahtine vesi, see hoiab meil päris hästi gaasi kokku, on ju? Jaa, ja aega ka. Juba kukub. Ja tule võtta. Nii. Kümnes hommik. Õudne. Vaata. Sul on tuju hea, jah? Telk on kõrvad paiste pöksnud ja lipp-lopp. Terve öö oli täna selline torm, alles hommiku poole sai ju magama jääda. No kurat, ei tea, ikka vahepeal sai ka tukkuda. Ei, ma ka vahepeal tukkusin, aga siis ikkagi ma kogu aeg ju selle... Me oleme ikka kallaku peal, siis ma öösel mitu korda sättisin ennast. Telgist mitte välja. Abi! Mis teil põleb seal? Põleb! Mis see põleb? Gaas! On sul abi vaja? Kas sul on abi vaja? Oh! Mis see nüüd oli? Midagi lõhkes. Kas kõik on elus? Millega sa tegeled? Miks me seda kotti põletaks nagu? Vaade, et mis on gaasipallooni sees, kui gaasipalloon ise avaneb. Näita, mis tal sees on? Siin on siuke valge... Oi, seest on valge kõik. Valge plastikuga kaetud. Väga ilus. On minu meelest ka ilus, eks ole. Siit niimoodi avaneb nagu spotikonserv umbes. Siin on teine osapool sellest. See... Riimusel on tekkinud antenn. Riimusel on tekkinud antenn, jah, põletil. Ilmselt on siit... Hakkame levisse jõudma. Ilmselt on kummivoolik siin 20 pluss. Ja ma arvan, et isegi üle 25 aastan see põleti vana ja kummivoolik on tõenäoliselt vananenud ja siis on kuskilt võtnud tule külge, et siit see regulaatori osa, mis siin ballooni juures käib, see on orbiidile lahkunud. Et sellel matkal me enam seda priimust ei kasuta. Kuna regulaatorit ei ole ja siis jääb kasutamata. Loodame, et meie teise priimusega läheb paremini. Teise põletiga. Nii, hakka endale süüa tõstma. Jaa. No. Niimoodi siis tehakse süüa reis. On väga hea matkatoid. Oh jaa. Kuidas kaltsutada 8 jalga? See on nüüd nalja esimene osa.
kätte õngitseb nüüd teine osa. no miks võtan kahvli ja söön rahulikult? Väljakutse oli asjad kokku saada, sellise ilmaga ära süüa ja liikuma hakata. See on esimene väljakutse. Kõik, mis seal ees on, see on veel tulevik. Elame praeguses hetkes. Ах ты ж, сука, стой! Kuidas siis on? Aprilli aasta kodus vastamine. Võtame kinokroonika mehe maha jalust. Oli lõbus, jah? Ma räägin, et seeliku hooaega nüüd alustada ei saa. Ja, me läheme varsti spaasse. Et ei saa kuidagi, et sinikad on jalgade peal. Kus kohas? No mul kelk sõitis mitu korda niimoodi tao vastu jalgu. Aga mul sinikad väiksemast löögist tekivad. Aga olgu ma veel natuke laskumas. Nii, mulle tundub, et me paneme siin suusad alla jälle. Näed, Einar, kui ilus aprilliaasta kost. Kui lumi ära sulab, siis terve see rinne kõik voolab ülevalt alla. Väga mõnus. Nüüd juustena tuleb alla, kõveratena. Suusad ära! Suusad ära ja ettevaatlikult, et üle ääre ei käi. Kelk paneb tumm ja siis lähed ise järgi. Läbi see kuulsusrikas merereis, siin viimane Akkajärve meri, eks ole, algus oli siuke täitsa vesine, pärast läks lumisemaks. Hakkas ära tüütama see pikk järveületus, pehmelt öeldes. Aga muidu oli tore. Oli.